annab ikkagi noortele kohtunikele võimaluse ja nüüd ka avapille kõlas. Sa mainisid juba, põgusalt puudutasid seda. Ikkagi nautima ja ma arvan, et õhtul siin Vanalinnas on mehi-naisi näha ka. Ja kahjuks täna ei ole MM-i mänge, mida saaks Vanalinnas vaadata, aga kindlasti naudivad seda õhtut. Tuleb löök ja juba esimene. Enokotov vajas 3 minutit, et skoor avada. No loodetavasti on see lihtsalt tähistus, ei saanud siin haiget. See on tähistus, teeb oma signatuurliigutuse seal välisküljega kaitsest mööda ja siis ülitäpne löök taha posti seal. Sõbrad meeskonnakaaslased näitavad ka, et päris kuum värav, nii et super algus siit Levadiale ja Zahovaiko saab ilmselt täna rahulikumalt pingi peal istuda ja mõelda. Ja kindlasti mida vähe siit eksib ja siit pannakse 2-0, pannakse peenega. Ilusalt. Ehitab Kainarvan ise endale ja muidugi mehed juba naudivad ja tunnetavad, et siin saab selliseid väravaid ka lüüa. Vendel siis 20. minutil ja tegelikult meie istume siin pressitribüünil ja ma ei tea, kuidas sulle, aga mulle tundus, et võib-olla läheb isegi see tõste üle värava. Väga tugev see tšipp oli, varvas sinna palli alla, aga mees teadis, mis teeb, tunnetus oli paigas, pall endas ilusti lati alla. Jäi veel ruumi ülegi. Vendelli vasakule äärel tuleb tsenderdus karistusalasse Saliste poolt, kukub ja tuleb kas penalti Levadiale. Vendel selle välja võlusa. Ja Vendeli lihtsalt tagant vastu kandasid koputati, kohtunik väga lähedal oli. Mõnusa pausi Joao Pedro võtab ja keskele. Külma kõhuga keskele. Joao Pedro siis 33. minutil ja 3-0. Ja 2 mängu kokkuvõttes 8-0. Kas sa nüüd julged öelda lõpuks, Kris? Et kas Levadia läheb edasi või? Just. Seda ma ütlesin juba eelmise mängu esimesel poole ajal. Võidab sealt Tambetuu palli ja kas saab ise ka löögile või otsib sealt kedagi teist? Ei, paneb ise Bubakar Tambetuu 70. minutil ja 4-0. 4-0 on tõsiasi ja sealt päris korralikult sinna üles lati alla sätib, need päästeametnikud ja tuletõrje autojuhid ka plaksutavad, saavad täna siin rahuliku tööpäeva, keegi lõket ei tee ja Tambetuu saab 4. välismaalasena täna või 4. värav kõik välismaalaste nimel. Ja 4 erinevat väravlööjat. Levadial tundub, et mängijatel on kõigil mingisugused väravatähistused ka valmis mõeldud. Skvortsov pealtvaatajaid täna Lillekülas 1082. Päris tagasihoidlik number. Ja tuleb see 5. Ja saab ikka Ainsalu. Esimesest mängust 1+2. Siit tuleb siud lausa ja 5-0 ja 5-0. 2 mängu kokkuvõttes 10-0. Rootsi, Göteborg, siit me tuleme. Ja eestlane sai ka nüüd selles mängus värava kirja lõpuks. Ja kes muu kui Mihkel Ainsalu isiklikult. Suurepärase soos on ta sel hooajal ikkagi olnud. Ja hetkeseisuga ka Premium Liiga vaieldamatult üks, kui mitte kõige parem mängija, nii et nüüd on 2 minutit täis ja kohtuniku lõpuvile tunnistab Levadia 2 mängu kokkuvõttes 10-0 paremust. 10-0 korralik jõudemonstratsioon ja ega meil ei olegi väga midagi öelda. Levadia lihtsalt oli selgelt parem võistkond ja kontrollis seda paari 180 minutit algusest lõpuni. Täielikult